Need, kes autotööstuse arengutega rohkem kursis, mäletavad kindlasti, et Fordi mudelite valikusse on kuulunud selline toode nagu Ford Puma. Sellest autost pole aastaid midagi kuulda olnud. Nüüd aga taas. Ei, see ikkagi on täiesti uus mudel. Et kui vana Puma, mis oli 13 aastat tagasi, oli Sport Coupé, mis nägi väga eriline välja, siis Ford otsustas, et seda nime tuleb ka edasi kasutada ja aastal 2020 tuldi välja täiesti uue mudeliga Ford Puma Crossover, ehk siis nüüd on ta linnamaastur, mitte enam Sport Coupé. Räägi ole sellest autost natukene lähemalt, sest tegemist on, nagu sa ennist mainisid, ikkagi täiesti uue mudeliga. Jah, ta kasutab siis uut C-platvormi, mis on kõik Fordid siiamaani olnud, täidab ära tühimiku, mis oli Fordil olematu, ehk siis väike SUV keskklass, mahtu universaal, täidab ära tühimiku, mis oli väike SUV, nüüd on see Fordil täiesti olemas ja kui ka vaadata autole silma otsa, siis on kohe näha, et ta ei ole klassikaline Ford. Ta näeb väga teistmoodi välja ja see ongi siis nüüd Fordi poolt meelega tehtud, et Ford Puma, et ta näeks teistmoodi välja. Ja nagu te näete, siis see meeldib kõigile. Kui seda autot vaadatakse, tähendab siis Fordi sellise üldise disainipoliitika muutumist? Ei, päris nii ei saa väita, et kui Ford otsustas, et teeme seda üks kord ja teeme hästi, siis mulle tundub, et on väga hästi hakkama saanud. Ja kui rahvas võtab selle ilusti ja kenasti vastu, siis miks mitte ka järgmised Fordid võivad olla teistsugused, kui nad siiamaani on olnud. Nagu maailm läheb edasi, siis mootorid lähevad väiksemaks, CO2 oma alla tuua, kütusekulud alla tuua, siis Ford kasutab uue Ford Puma peal 1 liitris bensiinimootoreid, nii tava bensiinimootor kui ka mahehübriid ja kes tahab, võib ikka võtta 1,5 diisli. Ja lisaks siis sellele on ka automaatkast, mis on siis 1 liitrisel bensiinimootoril. Linnamaasturite perekonnad on eestlaste lemmikud. Siin kahtust pole, aga 1 liitrine mootor on kindlasti võõrastav. No kui nüüd vaadata ka konkurentide hinnakirjas, siis üle 1,0 ja väga enam mootorid ei tehta. Et see küsimus oli võib-olla õigustatud 5 aastat tagasi, aga täna on see uus normaalsus ja nii minnakse ka edasi. Et tegelikult päris uus normaalsus on elektrifitseerimine. Et kui täna tehakse veel sisepõlemismootoriga autosid, siis homme, ülehomme on puhas hübriidindus ja ma arvan, 5 aasta pärast on kõik elektriautod. Et see on asjade loomulik käik. No keskmine kütusekulu valmistaja ütleb, et on 4-4,5 liitrit 100 kilomeetri kohta. Et loomulikult sõltub sellest, kes seal rooli vahel istub, et on võimalik saada rohkem ja võimalik saada ka vähem. Aga selline uus normaalsus on, et üle 5 liitri autokütust võtta täna veel ei tohiks. Ford Puma on väga rikkalikult varustatud auto, tema standardvarustuses on juba näiteks 8-tolline multimeediasüsteem, mis siis toetab Android-autot või Apple CarPlay'd. Lisaks sellele on võimalik nutirakendusest alla laadida Ford Pass Connect. See tähendab seda, et juhil on võimalik seda autot eemalt jälgida, kus ta asub, uksi lahti teha, käivitada autot, see on küll ainult automaatkastiga. Ja on võimalik vaadata auto õlitaset, palju temal kütust veel paagis on. Lisaks sees on võimalik laadida mobiili, tal on laadimismatt, et ei pea juhed kaasast tassima, mis on tänapäeva uus normaalsus. Uutest vidinatest on veel Fordil võimalik võtta ära istmekatted, et ei pea iga nädalavahetuse lõppu minema keemilisse pessu, vaid lihtsalt istmekatted lukust lahti pesumasinasse autosse tagasi ja kõik on puhas. Lisaks veel uuendustele, kui nüüd vaadate pakiruumi, siis on klassi suurim pakiruum ja lisaks on seal katte all peidus ka veel üks lisaruum, ehk siis Ford kutsub seda megaboksiks. On lisaruum 64 liitrit. Sinna võib panna mida iganes, porised, jalanõud, kalad, golfikoti ja võimalusi on piiramatult. Ford Puma on väga värske automaailma uudis, kuid tema tulekut on juba pärjatud mitme tiitliga. Kuna auto noor ja värske on ta juba võitnud 2 auhinda. On saanud Vatkaari 2020 aasta autoks ja nüüd väga värske uudis on ka saanud lenkraad, Golden lenkraadi ehk siis kuldne rooliratas väike SUV klassis esikoha. Et Euroopa teda juba on tunnustanud ja nüüd on meie kord siis Eesti rahvale näidata, kui hea autoga tegu on. Uudiseid Fordi-salongidest aga leiab veel. Kohe meil saabumas uus Ford Kuga ja suurem uudisena on see, et Ford Kuga tuleb välja ka täishübriidlahendusega. Siiamaani on võimalik tellida pistikhübriidi, nüüd on täishübriidlahendus. Ja eks see hübriidindus on homne täna, et kõik mudelid, mis meil tehasest tulevad, kõik on varustatud hübriidmootoritega. Et tundub, et bensiinimootori eluiga hakkab ükskord läbi saama. Lisaks Kugale on meil kohe saabumas kõrgema clearance'iga Fiesta Active, et samamoodi, kuna linnamaasturid on väga populaarsed, siis Ford püüab ka Fiesta Active'iga sellesse väiksemasse keskklassi sisse trügida ja kuna auto näeb väga ilus ja väga mõnus temaga sõita, siis ma ei näe põhjust, miks mitte ta ei peaks inimestele meeldima. Seega on Fordi mudelite valik muutumas üsna tempokalt ka erinevate alternatiivsete kütuste suunas. Seega on millede vahel valida.